Tere siit Euroopa Parlamendist Strasbourgist on 18. juuni 2026 neljapäeva pärastlõuna ja lõppemas on taas täiskogu istungite nädal. Nagu te kõik juba teate, kes jälgite pidevalt ikkagi tegevust Euroopa Parlamendis, siis olete kursis, et just nimelt siin täiskogu istungitel on need põhilised debatid, hääletused, otsustamised ja see on siis kõige olulisem periood parlamendi tegevuses. Mis on siin toimunud viimastel päevadel? Võtan ette just eelkõige 3 teemat, mis on kõige rohkem vast mõjutavad ka meie elu Eestis. Esiteks, teisipäeva hommikul oli siis teisipäeva pärastlõunal, peale hääletusi oli põhidebatt selle üle, et kuidas Euroopa Liit või Euroopa Parlament peaks reageerima droonijuhtumitele Balti riikides, Rumeenias, Poolas ja Soomes. Teatavasti Ukraina teostab ka Venemaa vastu droonirünnakuid täiesti põhjendatult ja arusaadavalt, aga paratamatult on juhtunud intsidente, kus droonid ekslevad ka meie õhuruumidesse või kukuvad alla. Mis need tegelikult põhjused seal on? Me ju alati ei saa 100% teada, kahtlemata Venemaal on võimekus neid droone siis kõrvale juhtida, et nad satuksid kas meie õhuruumi, Soome, Poola ja samas võib juhtuda ka äpardusi, kus nad kogemata satuvad. Igastahes muidugi meie küsimus on see, et kuidas me suudame need droonid alla võtta ohutult, nõnda, et ei oleks inimkannatanuid ja oleks suurt varalist kahju. Aga oli siis debatt selle üle. Debati siis põhikõneleja Euroopa Komisjoni poolt oli kõrge välisesindaja Kaja Kallas, kes siis rääkis sellest, et meil on vaja ühtsust, me peame olema ühtsed, kõik see sama vana jutt, mida me alati kuuleme. Eestlasi oli mitu minu meelest, kes seal sõna võtsid, üks olin küll mina, lisaks olid veel vist Sven Mikser, Riho Terras ja teised, aga minu sõnum loomulikult oli oma kõnes see, kus ma rääkisin ka sisuliselt vastuseks Kaja Kallasele, et ühtsus on väga tore sõna, aga tegelikkuses me ju peame arvestama sellega, et 27 liikmesriiki ei saa olla 100% ühtsed, sest riikidel on erinevad huvid, erinev regionaalne paigutus, erinevad mured ja ma tõin ka näiteks, et kui ühtne on siis Euroopa Liit siis, kui on Hispaanias võimul vasakäärmuslik valitsus, kes praegu legaliseerib illegaalseid immigrante, üle miljoni inimese, kes soodustab illegaalset immigratsiooni, kes tegelikkuses ainult sõnades toetab Ukrainat, aga tegelikkuses päris samme on teinud ainult näpuotsaga. Kuidas on ühtsus tagatud Iirimaa poolt, kus suurema alumiiniumi tehase kaudu toetakse siis materjali Venemaa sõjatööstusele, et tegelikult see sõna ühtsus on küll kaunis lause või sõna, aga tegelikkuses ju me ei saa eeldada, et kõik need riigid on ühtsed, sest meil on ikkagi regionaalsed huvid. Ja ma tõin ka välja, et paratamatult me peame arvestama sellega, et Baltikum, Poola ja Soome peavad olema võimalikult koos, teostama koos kaitsehankeid, tegema koos planeerimisi ja lõpuks see on meie iseenda vastutus tagada enda julgeolek ja mitte loota väga sakslastele, prantslastele, hispaanlastele, sest nagu me näeme, nagu ajalugu on näidanud, et täna võib-olla on Saksamaal võimul valitsus, kes saab aru Eesti julgeolekumuredest, aga võib-olla homme tuleb võimule uus Gerhard Schröder, kes ütleb, et aga see Baltikum võikski olla osa Venemaast. Nii et me ei saa lootusi seada sellele, et äkki teised Euroopa otsast tulevad meid päästma. Pigem elame mõttega, et me peame ise hakkama saama ja tuginema eelkõige sügavale koostööle Soome ja Poolaga. Aga Kaja Kallas muidugi selle peale, kui siis uuesti tema kõneaeg tuli, ta ega sisust ei rääkinud mitte kui midagi vastuseks, vaid hakkas rääkima hoopis sellest, kuidas ma tulin joostes saali ja kohe peale debatti oma sõnavõtusi lahkusin saalist. Lahkusin tõesti, sest mul oli ka järgmine kohtumine, aga tema etteheide oli see, et ma ei kuulanud teiste saadikute sõnavõtte. Selle kohta on olemas ka sotsiaalmeedias juba video, eile üles laetud, ma arvan, et seda vist näinud peaaegu kõik internetikasutajad. Ka seal videos ma juba selgitasin, et mind tõesti absoluutselt ei huvitagi, mida teised saadikud arvavad, sest see tegelikult ei mõjuta mitte kui midagi. Aga see, et Kaja Kallas ei suuda siis sisuliselt debateerida, vaid hakkab rääkima sellest, et kas ma kuulan teisi saadikuid mitte, eks see näitab ka muidugi tema olemust ja taset. Aga Kaja Kallast veel, täna tuli selline põnev uudis, et Iisraeli välisminister teatas, et lõpetab igasuguse suhtluse Euroopa kõrge välisesindaja Kaja Kallasega. Eks see on selline tore, klassikaline näide taas sellest, kuidas Kaja Kallas suudab endale tekitada ainult vaenlasi ja mitte sõpru. Kuigi esidiplomaadi ülesanne peaks olema just suhete arendamine, nende kindlustamine, parendamine ja kas meile meeldib Iisrael või ei meeldi. Ma arvan, et Eesti kontekstis me vaatamegi seda väga kaugelt. Aga fakt on see, et Iisrael on paratamatult Ameerika Ühendriikide üks põhilisi liitlasi. Ameerika Ühendriigid on meie liitlased NATOs. Nii et ma arvan, et Eestil ei ole mõistlik
võtta väga suuri poose või teha demonstratsioone Iisraeli suhtes, eriti veel võrrelda Lõuna-Aafrika apartheidi režiimiga tänast Iisraeli. Muideks Lõuna-Aafrikas ma olen korduvalt käinud ja ma võin öelda, et Lõuna-Aafrika olukord viimase 30 aastaga peale selle apartheidi lõppu on läinud palju hullemaks. Kes iganes Lõuna-Aafrikasse läheb, võib selles ise veenduda. Nii et kuritegevus, korruptsioon, valgete farmerite mõrvamised, tapmised, nii et see olukord ei ole väga ilus peale seda, kui Nelson Mandela ja siis kohalikud said justkui võimu kätte. Aga igastahes Iisraeli osas ma arvan, et me ei pea neid iga hinnaga kaitsma, aga samas pole ka meil mitte mingit motivatsiooni hakata iga hinnaga vastanduma, sest meie asi on mõelda, et kas iga samm või väljaütlemine või tegevus, kas see parandab kuidagi Eesti olukorda või pigem kahjustab. Aga Kaja Kallasest muidugi meil vast väga kahju nüüd pole ka. Ja lõpetuseks vast kõige rohkem furoori tekitanud küsimus, mis siin Euroopa Parlamendis toimus, oli eile siis lõplik hääletus selle üle, et Euroopa Liidu immigratsioonipoliitika muutuks selgelt palju karmimaks, konservatiivsemaks ja tervemõistuslikumaks. Nimelt lõpliku heakskiidu andis Euroopa Parlament sellele, et Euroopa riigid võivad rajada kolmandates riikides siis migratsioonikeskuseid. Ehk kui punt immigrante või kas üks immigrant tahab tulla Euroopa Liitu, tahab taotleda asüüli, saada varjupaika, siis on Euroopa riikidel õigus siis omavaheliste kokkulepetega rajada kolmes riikides neid keskuseid, kuhu need inimesed alguses sinna saata. Selle protsessi ajaks, kui menetletakse seda taotlust, et vaataks üle siis asjaolud, et kas ta on tõesti pärit sõjapiirkonnast, kas on tegelik oht tema elule, tervisele või tegemist on lihtsalt siis immigrandiga, kes soovib paremat elu, mis on inimlikult täiesti arusaadav, aga Euroopa ei ole see koht, kus me saame majutada kõiki ka hea elu otsijaid, sest see lihtsalt ei ole võimalik ja on toonud kaasa tohutuid probleeme, sotsiaalseid, ühiskondlikke, majanduslikke ja julgeolekuprobleeme. Ja kui siiamaani olid selgelt avatud uste poliitika Euroopas, kus me peame justkui kõik algul sisse võtma ja siis, kui öeldakse, et aga tegelikult sul pole õigust sellele asüülile ja sa peaksid lahkuma, siis pärast neid inimesi välja saata on olnud paras peavalu, sest Euroopa riigid ei ole olnud suutelised välja saatma illegaale, kes ei ole saanud seda asüüli ehk seaduslikku alust viibida Euroopa Liidu liikmesriigis. See hääletus toimus, hääletus läks hästi ja selle peale siis normaalsemad parteid siin Euroopa Parlamendis muidugi aplodeerisid, olid väga rahul, hüüdsid sukest korralikult lauset send them back ja selle peale siis vasakpoolsed muidugi läksid marru ja need siis karjusid omaette seal, aga peale isegi seda hääletust, kuidas siis liberaalsemad, väga ütleme hardcore liberaalsemad parlamendisaadikud hakkasid seal kurtma, et oli väga rassistlikud hüüded, kui öeldakse, et saadame nad tagasi. Kuigi ma ei ole siiamaani aru saanud, et kuidas on see rassism, kui öeldakse, et saadame tagasi illegaalsed immigrandid, kel puudub seaduslik alus viibida Euroopa Liidu liikmesriigis, kes võivad kujutada ohtu meie inimestele, meie naistele, avalikule korrale, et kuidas on see rassism, et vahet ei ole, et mis värvi ta on. Kui sa oled illegaal, et ole sa valge, kollane, punane või must, et see ei puutu üldse asjasse. Aga see korralik show igas parlamendis käis, vasakpoolsed on täiesti marus, aga loomulikult meie jällegi oleme rahul, sest see on üks näide sellest, kuidas valimistel on ka head tagajärjed. Kui inimesed teevad mõistlikke valikuid valimistel, siis tulemuseks on ka mõistlik poliitika. Sama asja tasub meil meeles pidada ka järgmise aasta märtsis, kui toimuvad Riigikogu valimised ja kui me vaatame praegu siis reitinguid, siis viimaste nädala reitingute alusel, mida Norstat on teinud, siis selle kohaselt on Keskerakond juba 24% peal, mis annab kindlust, et võib-olla on veel Eestit võimalik päästa ja välja tirida sellest rabasohust, kuhu on juhtinud meid äärmusliberaalsed Reformierakond, Eesti 200, kel täna enam ei ole mingit toetust ühiskonnas, aga meie asi on see periood nüüd vastu pidada, üle elada veel üks talv, juba selleks, et inimestel oleks võimalik valida endale normaalne valitsus, kes nimelt hakkab teostama normaalset immigratsioonipoliitikat, majanduspoliitikat, sotsiaalpoliitikat, regionaalpoliitikat, ikka selleks, et Eesti riik kestaks ka sajandeid hoolimata Kaja Kallasest või Kristen Michalist või kõigist neist, kel tegelikult pole sooja külma Eesti inimeste toimetulekust ja Eesti riigi püsimisest. Mina soovin kõigile ilusat saabuvat jaanipäeva. Siin Strasbourgis on kohutavalt kuum, üle 30 kraadi. Eestis nii palav ei ole õnneks, aga lubab ka ilusamat ilma ja kuiva ilma jaanipäevaks, nii et ma soovin kõigile ilusat jaanipäeva tähistamist, loomulikult ohutult.
kõike teha mõistlikkusega, mitte üle pingutada, ikka selleks, et me kõik püsiksime, oleksime elus ja kõigil oleks normaalne elu. Igastahes kohtume juba siis järgmise nädala lõpus Brüsselist Euroopa Parlamendist, seniks aga kõigile ilusat saabuvat jaanipäeva.